Hei, mina olen Angelika ja oled kuulamas Arko Vara podcasti ning täna on meil külas kinnisvara hindajad. Uurime, mida tähendab kinnisvara hindamine ja vaatame ka selle köögipoole üle, et mis on need kaadritagused. Aga tere Rutt, tere Kati, kuidas läheb? Hästi läheb. Hästi läheb. Küsiksin kohe siia niimoodi hea mõnusa küsimuse. On olnud teie kogemuse jooksul objekti, kus tulete koha peale ja mõtlete, et on mingi tunne tekkinud, mis ei ole meelest läinud? Et võib öelda, et selle pika hindamiskogemuse juures, mis mul on, et on olnud küll paar sellist, mis on väga hästi meelde jäänud, et ühes magamistoas oli postitantsu metallist post, et kuna postitants on nüüd väga moes, siis on selline päris huvitav. Kati, sinul on ka olnud midagi sellist? Praegu hakkan mõtlema, et kuidas seda üldse hindata, et nagu korteri või äripinnana või? Aga ei, mul nagu siukseid asju võib-olla ei tule meelde, et ma seal tõesti ei tule, et ma koha peal nagu näen midagi ja mõtlen kohe, et ei, aga pigem võib-olla need momendid tulevad siis, kui sa ikkagi tajud ära, et nii-öelda see, mis sa tegelikkuses koha peal nägid ja see, mis sa pärast sealt nagu registrist näed ja mis võib-olla omanik sulle veel räägib, on täiesti omavahel ebakooskõlas, et siis nagu tekivad küll need hetked seal arvuti taga, kus mõtled, et issand jumal, et miks ma üldse seda hindamist teen praegu. Okei, aitäh. Aga tuleme korra teie juurde, enne kui lähme hindamise juurde, et kuidas jõudsite teie hindajate maastikule ja kui pikalt olete seda tööd juba teinud? Minul on 23 aastat hindamiskogemust, kogu selle aja olen olnud Arko Varas. Alustasin Jõhvist, omal ajal Olev Rohumäe avas sinna kontori ja sinna otsiti töölisi, just hindajate maakleri ja siis, kuna mu abikaasa kontor oli samas hoones, siis nad omavahel olid tuttavad ja siis pakuti mulle võimalust, et kas ma ei tahaks proovida. Ja nii ma olen siin 23 aastat. Väga äge. No, mina olen hindaja olnud 3 aastat ja sattusin hindajaks siis niimoodi, et olin parasjagu just ülikooli lõpetamas. Ja sain aru, et see eriala, mida ma tegelikult õpin, ei ole päris see eriala, millel ma töötada tahaksin. Ja siis üks minu väga hea sõbranna Ribana töötas juba Arko Varas, oli hindaja või maakler ja ütles, et kuule, tule külla, et las ma näitan sulle, mis me teeme, et äkki tahad ka teha. Ja siis juba pidi eksamile minema. Aga kui mitte hindajatöö, siis kus te oleksite olnud täna? Omal ajal ma olen pidanud kosmeetikasalongi, võib-olla seal midagi. Et jah, selline ikka tööinimestega mulle meeldib. Nii äge, mul on siuke tunne, ma pean Rutti tundma siin lihtsalt. Aga ma arvan, et võib-olla ma siis töötaks erialaselt või siis müügis, et mul on suur müügitaust ka enne seda, kui ma hindaja olin. Okei. Aitäh, aga tuleme korra hindamise juurde, et mida see hindamine üldse tähendab, miks seda vaja on ja miks seda pangad küsivad? No, pangad tahavad teada, palju on nende välja antud laenu tagatisväärt ja hindaja on siis vahelüli ostja, müüja ja panga vahel, kes siis koostab eksperthinnangu, määrab turuväärtuse ja selle alusel siis väljastatakse laen ja me oleme nagu väike garantii panga jaoks. Et jah, müüja võib ju tegelikult ja isegi ka maakler võib ju panna objekti müüki ükskõik mis hinnaga, aga kui pank sellele asjale laenu annab, siis ta tahab ikkagist kindel olla, et kui midagi peaks näiteks valesti kasvõi minema, et siis nad nagu saavad sama raha tagasi. Aga hindamist veel ju tehakse ka teistel eesmärkidel, et mitte ainult pangale, vaid võib ka näiteks kohtule või lihtsalt mingi konsultatsioon mingi pärandi jagamiseks, et neid variante on veel.
Aga millest see hindamisprotsess algab, et kas inimene teeb päringu, ta soovib hinnastamist, kas siis ma ei tea, tagatiseks pakkuda või midagi osta, müüa, aga esimene asi ongi see, et siis hindaja tuleb, ma saan aru, kohale, vaatab objekti üle ja sealt edasi siis no esimene samm ideaalis võiks vist olla see, et kui inimene ikkagi teeb sulle nagu päringu, et ta soovib hindamist, et enne kui sa üldse koha peale lähed, sa tutvud selle objektiga nagu piisavalt, et aru saada vähemalt, mida sa nagu hindama päriselt lähed ja kas sa võib-olla üldse saad selle nagu ära hinnata, et et kas dokumentatsioon on korras või midagi on seal ikkagist valesti, mis nagu takistaks võib-olla selle protsessi edasi minemist, aga muidu üldiselt jah, et algul tutvud objektiga, siis lähed koha peale. Aga kui palju on see töö jaotus, et kui palju läheb reaalselt seal objekti peal hindajal aega ja kui suur on see töömaht pärastpoole, et kindlasti ma usun, kliendid küsivad teil kohe, kui te tulete korterit üle vaatama, et mis on hind või kuna on see hindamisakt valmis, et kuidas teie see telgitagune on? Kuidas teile tundub, palju see väärt on? Ütleme, see sõltub objektist, et kui on tavapärase tüüpkorteriga tegemist, et siis maksimum 20 minutit on võib-olla see ülevaatuse periood, et selle ajaga jõuad kõik ära küsida ja kõik toad üle vaadata. Aga elamute puhul ja on juba natukene rohkem läheb aega, et seal on abijooned juures, mida me peame ka üle vaatama ja siis kontoritöö, ikka alates paarist tunnist kuni veel edasi pluss tunde. Et objektil ikkagi sõltub objektist, kiiremini, kui see arvuti taga tehtav töö. Üldiselt ja mida kauem sa tavaliselt seal objekti peal veedad, seda kauem sa pärast arvuti taga ka aega veedad, et ütleme registritest nagu andmete kättesaamine ja nende kogumine, et see on nagu hästi töömahukas. See osa just see võrdlustehingute otsimine. Et täna nagu see hindaja töö ei ole enam see, et sa justkui nagu paned lihtsalt mingid numbrid Excelisse ja saad mingi numbri kokku ja siis paned selle Wordi ja allkirjastad ära, vaid seal on ikkagi siuke 50 lehekülge lihtsalt nii-öelda kirjeldavat informatsiooni, mis sa pead objekti kohta tegema. Aga kui palju olete kokku puutunud ka näiteks sellega, kus tulete objektile ja näete või juba eelnevalt olete kuidagi sellest aru saanud, et kuskilt on mingi sein maha vaetud või ma ei tea, kandvasse seina mingi uks tehtud, et mis saab sellest olukorrast ja kas siia saab hindamist teha, kui dokumentatsioon on lappes või kliendil tuleb see sein tagasi ehitada ja alles siis saab teha hindamise? Et pigem, kui ta on ikkagi maha võtnud rõdu ukse ja rõdu akna, jätnud sinna lihtsalt aknalaua alles koos seinaosaga ja viinud sinna küttetorustiku koos radiaatoritega, siis pigem on nii, et ta laenu ikkagi ei saa, et ta peab nad siis taastama. Aga lihtsamatel variantidel, kui on mitte kandvad vaheseinad, siis reeglina ei nõuta seda, et peab olema seadustatud. Kuigi on väga paljudel on tublid kliendid, kellel on tehtud need ka projektid ja load. Ja üldiselt on ju see, et tegelikult hinnata sa võid ikka ära selle asja, isegi kui seal on seadustamata, sa pead lihtsalt selle kõik nagu, miks see on võib-olla just, et sa pead lahti kirjutama selle kõik ja võib-olla hindaja jaoks, miks need tööd on veits tüütumad, kui võib-olla need tööd, kus asjad ei ole seadustamata, ongi see, et sa nagu raiskad justkui rohkem aega selle töö koostamiseks, on ju. Et siis on palju lihtsam, kui kõik on juba dokumentatsiooni poolest korras. Aga mulle tundub, et teie võib-olla kuulete kõige rohkem seda küsimust või seda, et kui te vihjate kliendile, et tal on dokumentatsioonis mingi auk või mingi seina kuskil vale koha peal või see üldse on puudu, et kas on ka olnud selliseid olukordi, kus klient ei saagi aru, et kus see tekkinud on? Ma ei tea, ta on 20 aastat tagasi selle korteri endale ostnud, ta ei teadnudki, et seal pidi vahepeal mingi sein olema, et kas tuleb see inimestele ka üllatusena, et nad lihtsalt ei teagi? Ja ma ütleks, et väga palju on tegelikult seda, eriti võib-olla olukordades, kus näiteks ongi umbes, et praegune omanik siis tahab seda hindamist teha, aga eelmine omanik tegi tegelikult selle muudatustöö ja see vara näiteks osteti, ma ei tea, 15 aastat või 20 aastat tagasi on ju pangalaenu najal ja siis tegelikult need nõuded ei olnud nii karmid. Ja pangalaenud nagu võib-olla väljastati ja siis nüüd siis tuleb siis hindaja kirjutab umbes töösse, et kuule, et sul on see seadustamata, on vaja korda teha. Ja siis pärast pangal on ka veel probleem sellest, et tegelikult ju võiks nagu närvi jääda, aga jah, see on see reaalsus.
Aga kliendid, et kuidas nad tunnevad ennast, kas neil on siis kuidagi see, et nad on teie peale ka pahased, sest et noh, et kuidas see kliendi arusaam, et kes siis selles süüdi on või klient ikkagi? ma ei ütleks, et nad väga pahased on, et noh, pigem on neile üllatuslik see, et on midagi tehtud ja et nüüd nõutakse siis seadustamist ja siis me saame soovitada neile, kas siis mingi ettevõtte poole pöörduda, kes tegeleb selle probleemi lahendamisega või tal endal hakata asju ajama. Arkovara seadustamise osakonda. Pöörduda, et jah, et variante on palju, et kindlasti on lahendus olemas. Ma arvan, et lõpuks see nagu võib-olla koondub sinna ka, et tegelikult kuidas sa nagu kliendile seda kommunikeerid, et kui tema nagu üldse võib-olla ei teadnud sellest asjast ja siis sa saadad talle umbes valmis töö välja allkirjaga, kus on see kõik nagu sisse kirjutatud, nii et ta ei ole mitte midagi sellest kuulnud. Ta võib-olla isegi ei ava umbes seda eksperthinnangut või vaatab umbes, et turuväärtus on see, saadab panka ära ja siis pank pärast nagu annab selle informatsiooni, et kuule, et midagi on ikkagi valesti, et siis võib-olla tõesti ta ei ole väga õnnelik, aga kui sa ikkagist nagu ette kommunikeerid, et siuke asi, et mis nüüd nagu võib juhtuda, siis on, ma arvan, leebem see reaktsioon. Nii, aga milline on olnud kõige keerulisem objekt, mis teil on olnud? Et minu keerulisemad objektid võib-olla on jäänud Ida-Virumaa aega. Et ma olen käinud hindamas Vaivara lõhkeainete tehast, siis olen roninud Kohtla-Järvel kütusemautite otsa. Et pigem jah, sealpool on nagu sellised rohkem tööstusobjektid olid omal ajal, mis olid keerulisemad. Aga mis seda hinnastamist ja hinda kõige rohkem mõjutab? Kas on seal siis asukoht, dokumentatsioon, seisukord või mis on see, mis paneb kõige rohkem mõjutama? No asukoht on ikkagist see, mis kõige rohkem tegelikult mõjutab, on ju, et sul võib olla ju täiesti samasugused põhimõtteliselt majad või korterid, on ju, ja üks on Viimsis ja teine on kuskil Anijas, on ju, siis ilmselgelt see, mis on Viimsis, on kallim, on ju. Et ikkagist asukoht. Aga kui mõelda korteri sisemuse peale, siis mis kõige rohkem mõjutab, kas parkett, seinte värv või mõni kallismaal seina peal, mis sinna jääb? Ütleme, et ikkagi seisukord, et kui on korralikult maitsekas siseviimistlus, võib-olla on kasutatud disaineri abi, siis seda objektil kohe tunneb ära, et kas on ise püütud midagi teha või on disaineri abi palutud. Pigem jah, selline visuaalselt ilus korter on nagu ikkagi parem ja kõrgema turuväärtusega. Seisukord ikkagist, on ju. Aga eks ikkagist see turuväärtus kujuneb nagu erinevate võrdluselementide najal, mis nagu kõik mõjutavad seda hinda lõpuks, et niimoodi ühte välja tuua on tegelikult keeruline, mis korteri sisemuse puhul nüüd mõjutab, on ju. Aga oletame, ma plaanin enda kodu nüüd maha müüa, mul on korter, ma ei tea, võtame näiteks Lasnamäe 2-toaline ja ma tean või olen kuskilt kuulnud, et kui köök ja vannivetsutuba on vinks-vonks, siis korteri väärtus on natuke kõrgem. Oletame, mul on seal mingid punakas, oranžid, need kiviplaadid. Ma värvin nad nüüd, teen trendikaks, värvin nad valgeks, panen kuskile paar taime, teen stagingu, et kui palju selline pisike viimistlus võib hinda mõjutada? Ma vastaks sellele võib-olla niimoodi, et jah, et see, et kui vannituba ja köök on nagu ikkagist paremas seisukorras, see mõjutab hinda positiivselt. Kui sa aga küsid seda niimoodi, et sul on tegelikult need samad vanad plaadid ja sa lihtsalt värvid need üle, et nad nagu näeksid natuke värskemad välja, siis et ma tahaks loota, et mitte ükski hindaja nagu selle arvelt turuväärtust ei tõstaks. Ei tõsta selle pealt liiga palju. Aga võib-olla ta ikkagist mingil määral hästi natukene alateadlikult seda seisukorra määratlust mõjutab, on ju, hinda enda jaoks, aga pigem see ikkagist turuväärtust ei tõsta. Aga kui kiiresti hindajad turu kõikumistele reageerivad? Et meie oma hinnangutes ikkagi lähtume minevikutehingutest, et mis on toimunud. Kui nüüd turg peaks väga kiiresti üles minema, siis me hakkame aega kohandama nagu pluss pool märgiga. Aga suhteliselt püüame ikka hoida turutasemel, et oleksid need hindamistulemused ka. Et jah, müük on ju nagu justkui tulevikku vaatav, hindamine on minevikku vaatav, on ju,
et meie ikkagist näeme, ütleme nii, et tehingud jõuavad meieni ju kuuajase viivitusega ja oleneb siis sellest nii-öelda turust, kus me parasjagu hindame või sellest sektorist, et kui seal nagu on vähe tehinguid, siis selle võrra ka aeglasemalt ju see eksperthinnangutes kajastub. Aga ma ise eeldan, et oletame, kui keegi tahab enda kodu müüa, teeb seda esimest korda, mis ta esimese asjana võib-olla teeb, läheb kuskile portaali, vaatab KV-st neid korterite hindu, siis paneb kuidagi keskmise kalkulatsiooni kokku ja otsustab enda korteri väärtuse. Et kui palju tegelikult on nende KV portaalide hindades, mis on otse omanikult hindamisaktita seda vahe sees, seda õhku sees, et kui palju võib-olla üle hinnatakse teie arvamusel neid enda kortereid ja kui palju seal seda emotsiooni sees on? No eks kodumüük on ikka inimestele siuke emotsionaalne tegevus, on ju, et eriti mingi üksikelamute puhul ma arvan, et seal tuleb väga palju seda mängu, et et ma ju kasvatasin siin oma pere ja lapsed üles. Aias ikka see puu istutatud ja põõsas. Olen aastaid teda kastnud, vaadanud, kuidas ta kasvab. Aga no ma arvan, et oleneb natukene ka, on ju, aga eks ikka need omanike enda pandud hinnad ei ole alati päris täpsed ja üldse KV.ee-st nagu alati 100% ei tasu lähtuda, on ju, et sinna võib ükskõik kes panna ükskõik mis hinnaga asja müüki, on ju. Eriti lihtne on minu meelest, ma just hiljuti hindasin siin Lasnamäe Panelkat, siis ka vaatasin, et täpselt samasugused korterid pakkumisel mingi 30 000 eurose erinevusega, eks jah. Seal võivad käärid olla päris suured, et kui inimesel ei ole kiire kinnisvaramüügiga, siis ta ikkagi on endale mingi hinnapiiri ette seadnud, mis ta tahab saada sealt selle varamüügist ja selle võrra siis ta võib hoida seda seal 2 aastat ühe ja sama hinnaga. Et pigem jah, aga hindajad tulevad appi ja korrigeerivad hinna ära ilusti, kui enne tehingusse minekut. Aga hindajad tulevad appi, kui juhtub olukord, kus klient näiteks tellib 2 erinevast kohast endale hindaja ja need hindamisaktid on mingi erinevusega, et kui suured need erinevused võivad olla, millest nad võivad olla tingitud, et mulle tundub, et hindajad vist pigem kasutavad samu andmeid, neid mineviku andmeid, et aga kust need vahed võivad tulla? Hindamine on seotud ikkagi nagu isikuga ja kuidas on selle hindaja nägemus sellest, mida ta nagu rohkem arvesse võtab, mida võib-olla ei võta nii palju arvesse, et ikkagi turutehingud on jah kõigil ühesugused, aga sul on ka see, et millise sa nendest valid sealt, et see on nüüd hindajas kinni, et kui hästi ta oma tööd tunneb, kui kompetentne ta on, kui hästi ta selle hinnatava vara asukohta, seisukorda hindab, et ikka see on jah, nagu inimestel on erinevad võib-olla sellised vaated sellele kinnisvarale. Et sul on ju standardiga tegelikult on meile ette kirjutatud nii-öelda, et hindamine ei toimu suvaliselt, meil on siis hindamise standardiseeria, mis tegelikult ju kõike reguleerib, on ju, aga lõppude lõpuks ikkagi kõik tööd, mis me koostame, on meie hinnang nii-öelda sellele asjale. Ja nii palju, kui on hindajaid, nii palju on hinnanguid. Just, aga võib-olla ilus vastus oleks, et et meie hinnangutes me mainime ära, et mis see hindamistäpsus on see seal 5, 10, 15%, et kui need hindamised nagu selle täpsuse sisse tegelikult jäävad, siis on ju kõik okei. Aga kui nad ei jää selle täpsuse sisse, siis juba ei tea. Aga mis võib siis juhtuda, oletame, kui hindaja kuidagi, ma ei tea, klient näiteks oletame on tagatiskorter ja tuleb hinda juurde, näiteks hakkab paluma, et see hind oleks kõrgem, et ta saaks tagatiseks siis pakkuda midagi, mis on suurema summa eest ja hiljem see, ma ei tea, tuleb kuidagi välja. Tellitakse veel üks hindamisakt. Mis saab siis antud olukorras? No selles mõttes, et ega lõputult sihukest asja ikkagi teha nagu ei saa, et kuskilt maalt ikkagist nagu hindaja käed on seotud ka, et sa võid ju joonistada sinna selle suure numbri ja ma ei tea, hindad seal korterit Mustamäel ja võtad võrdlustehingu kuskilt Kalamajast, aga nagu hindajad ikkagist auditeeritakse, et sa võid seda teha, aga kas see on väärt seda, et sa pärast nagu kaotad näiteks oma kutsetunnistuse, pigem ei ole. Ja samas läheb ju see eksperthinnang ikkagi panka ja panga inimesed on väga hästi kursis ju, mis toimub tegelikult turul ja millised need hinnapiirid on mingis piirkonnas. Et selles mõttes hindajal ei ole mõtet mingeid riske võtta. Et me ikkagi tahame oma tööd ausalt teha.
ja ja enamikel pankadel on ju oma hindajad ka, Jaa, et kui Need laenuhalduril loetakse üle tegelikult kõik need tööd just ka, kui on vaja. tekib küsimärk seda hinnangut vaadates, ta saadab selle panga hindajate juurde ju ja kui panga hindajad ütlevad, et kuule, et see on ikka väga kahtlane siin, siis noh, see on probleem tegelikult. Okei, aga lihtsalt kui korra tuleme ka turu juurde, et kuidas te ise tunnetate, et kas turul on hetkel ka mingeid trende ja on ka nende seas midagi sellist silmatorkavat? Me tegime siin eelmine kord nalja, et jah, turutrendid, et arendajad nüüd kasutavad neid suuri keraamilisi plaate, et see mosaiik on nagu välja läinud. Aga siukseid nagu trende, ma arvan, nagu sa küsid, et tegelikult nagu ei ole erilist muutust toimunud, vähemalt lähima aasta jooksul. Aga varasemalt võib-olla Rutt sinu kogemusest, et 23 aastat kogemust, et kuidas need trendid on ajas muutunud? No pigem ikkagi tahetakse osta heas seisukorras korterit, kuhu saab minna koheselt sisse elama ja siis vastavalt vajadusele natukene seal võib-olla oma käe järgi sättida neid asju, et pigem see oli võib-olla, et selliseid väga selliseid halvas seisukorras korterit ei tahtnud keegi osta, sest investeeringud selle korda tegemiseks olid ka väga suured. Aga kui mõelda nüüd ka trendide ja nii-öelda statistikate peale, siis milliseid hindamisi praegu kõige rohkem tellitakse või mis eesmärgiks? Kas tagatiseks, refinantseerimiseks või ostmiseks või on need läbi aja samasugused või on hetkel midagi, mis on selline nii-öelda populaarne? Ma arvan, et sellele võib-olla ei ole nagu siukest ühest vastust, sest et erinevatele hindajatele ju tegelikult satuvad nagu erinevad kliendid ja tellijad. Ehk siis minul võib-olla on praegu siuke tunne, et jah, et ostetakse hullult palju, aga näiteks Rutil on siuke tunne, et üldse ei osteta, et ainult refinantseerindatakse. Aga mis tunded on teil täna? Mis kliendid on sinul ja mis kliendid on sinul? Küsin siis niimoodi. Et minul nüüd viimasel ajal on tulnud tagasi kliendid, kes on hinnanud minu juures korterit kuskil 3-5 aastat tagasi. Et neil on siis nüüd soov uuesti hinnata oma vara ja siis võib-olla vaadata ja midagi paremat ja suuremat endale juba, et vahepeal on pere kasvanud. Sel teemal tekib nagu vajadus uue elamispinna järele ja hinnatakse oma vara ära uuesti. See 3-5 aastat, et 21. aastal oli, kui ma õieti mäletan, see hinnatõus ja tundub vist, et siis kes enne seda jõudsid vara osta, siis hetkel müüvad seda. Jah, võib olla küll sellist trendi veidikene seal näha. Seda on jah, ega ma arvan, et suht sarnane on ikka, et ostetakse, refinantseeritakse, tahetakse müüa. Võib-olla mul on päris palju viimasel ajal olnud ka mingeid siukseid ehitusjärgu hindamisi, et inimesed tahavad endale ehitada maja, vajavad hindajat laenu ehitamiseks. Okei, aga tehnoloogia osas, et kas tehnoloogia ka mõjutab teie tööd kuidagi või AI? Kas on see kuidagi täna võib-olla appi tulnud? No ühes asjas on appi tulnud, mina võin öelda küll, et noh, vahepeal ikkagi see on võib-olla siuke asi, et hindaja tegelikult ikkagi ehitusspetsialist päris ei ole. Ja näiteks kui ma lähen kuskile objektile ja ma pärast hiljem nagu pildi pealt vaatan, et oi, et kuskil oli see põrandakate ja ma päris kindel ei ole, et mis see põrandakate on, siis ma ikkagi vahepeal olen AI-le pilti saatnud, et kuule, mis põrandakate see on, väga hästi ütleb ära. Et siis ei pea omanikku nagu tulitama hakkama. Aga muidu päriselt nagu praktilises mõttes ikkagist, no AI ikkagist hindajat ei asenda. Ütleme, mõningad kinnisvarabürood kasutavad eksperthinnangute koostamisel siis selliseid programme, mis otsib neile nagu avalikest registritest andmed kokku ja paneb eksperthinnangusse. Aga samas me peaksime nad nagu ikka veel üle kontrollima, kuna avalikud registrid alati ei ole veel 100% hindamisvaraga siis vastavuses, et seal võib olla midagi vahepeal juurde ehitatud. Et ikka kontrollimise moment jääb, aga AI kindlasti võiks olla meile abiks just sellise tehniliste osade täitmisel. Jah, eriti mingite paneelmaja tippkorterite puhul on ju, et seal võib-olla on vähem seda, et tegelikkus on ju ei vasta reaalsusele, et võib-olla nende puhul jah, aga muidu ikkagist
keegi inimene ikkagist peab selle asja nagu üle vaatama ju, et lõpuks tekib ka see küsimus, et kes see selle vastutuse siis lõpuks võtab, on ju, et kui see tehisintellekt genereeris selle turuväärtuse nii-öelda ja see pärast nagu ei vasta reaalsusele, et kes see vastutab selle eest, on ju. Ehk siis ühesõnaga see noorem põlvkond, kes on praegu lasteaias, kui neilt küsida, kelleks sa tahad nii-öelda kasvada ja kes sa tahad olla, siis hindaja on see kindel valik, et see on see, mida robot kindlasti ei asenda. Noh, eks see AI ei asenda paljuski erinevaid selliseid erialasid, et ta kindlasti on abiks, aga inimest ikka ei saa päris asendada. Et selline suhte ja inimlikkuse pool ja see jääb ju puudu AI-l. Inimlikkuse pool. Kuidas valmistuda hindaja tulekuks? Kas tuba peab koristatud olema, kõik asjad ruttu peitu, põrandad pestud, aknalauad puhtaks? Ja küpsised ikka laua peale ja mida rohkem, seda uhkem. Kas see mõjutab ka kuidagi kinnisvara hinda? Kinnisvara hinda ei mõjuta, aga lihtsalt see emotsioon sinna objektile minnes on kindlasti parem, kui sa näed, et on ikka kõik korras, et ei ole just eelmine päev mingi suur pidu toimunud. See oleks eriti tore. Aga jah, eks ta ikka natukene selline meeldivam tunne on objektil käia, kui on näha, et on kõik on korras. Aga lõppude lõpuks ju hindaja tegelikult ei vaata nagu neid asju ja kola, mis sul seal laiali on, vaid põrandad, seinad, laed on ju statsionaarne sisustus, et võib-olla natuke segab see pilt, kuhu seal on sassis, aga tegelikult ütleme jah, nende fotode saamisega on nagu keeruline, kui tuba on hästi palju igasuguseid asju täis, siis võib-olla vahel ei paistagi see põrand välja. See on tõesti, jah. On ka sellist kogemust teil olnud? On ikka, jah. Et kui ikka maast laeni on nagu toad mingid kola täis, siis on ikka kohati natuke raske küll, jah. Aga kas võib ka sellist olukorda olla, näiteks oletame, kus klient tahab mingit viga või mingit asja varjata, ta panebki selle kolaga lihtsalt täis? Ja kas on sellist olukorda võib-olla teil ka praktikas olnud? Või õigem oleks võib-olla küsida ka seda, et kui tihti inimesed võib-olla tahavad midagi teadlikult varjata? Ei oska seda täpselt öelda, aga ega me iga maali taha ei vaata, mis on korterisse või majas seina pandud, või kapi taha ja vaiba alla ei vaata, et ei oska öelda seda, et võib olla, aga pigem loodaks, et mitte. Ja üldiselt on ka see, et ma võib-olla ütleksin välja ka selle, et ega me tegelikult ei peagi, et meil on ju töödesse sisse kirjutatud klausel, et meie nagu ehitustehnilist ekspertiisi niikuinii ei koosta, mingeid lisaabivahendeid ülevaatuse tegemiseks ei kasuta, et see on nagu visuaalne ülevaatus nii-öelda ja lõppude lõpuks ikkagist on ka eeldus sisse kirjutatud, et see dokumentatsioon ja info, mis nagu meile tellija esitab, peab olema tõene. Ehk siis, kui seda on nagu tahtlikult varjatud, siis tegelikult see eksperthinnang justkui nagu ei kehtigi, et eeldus ju ei kehti. Et selles mõttes olete siis teie kui hindajad kaitstud. Aga kui palju olete täna varjatud puudustega kokku puutunud, et praegu on see kuidagi väga populaarne teema, et see on kuidagi veel rohkem õhku tulnud ja kogu aeg on kuulda, kuskil ajalehes on sellest juttu, kliendid räägivad sellest aina rohkem, et võib-olla seda nagu paneb jah tähele, et kui sa objektidele lähed, et siis omanikud on nagu natuke närvilisemaks läinud, et nad nagu kuidagi isegi võib-olla räägivad nagu väga palju kõik asjad lahti ja seletavad sulle seal detailideni, et mis kõik on valesti ja mis kõik väiksed vead kuskil on. Aga ma ise olen ühe korra kokku puutunud niimoodi, et teengi hindamise ja pärast on siis siuke naabriprobleem nii-öelda seal, mis siis ka nagu läks ikkagist varjatud puuduse alla ja see tehing siis tegelikult nagu pöörati ümber. Et Aga mis võib naabriga seoses olla midagi sellist? Väga lärmakas ja agressiivne naaber oli seal. Et siis ja sellest mina nagu hindamisel seda tähele ei pannud ja maakler, kes seda müüs tol ajal ka ei teadnud sellest ja omanikud ise ei olnud sees seal elanud mitu aastat ja siis selguski tagantjärele. Okei. Väga põnev ja rutiinivaba töö on selles mõttes, et erinevad situatsioonid, olukorrad. Kui see kinnisvara hindaja töö oleks loom, siis mis loom ta oleks? Jah. Mis loom ta oleks?
pigem on see töö selline, et sa teed teda sellise rahuliku hea tundega, aga vahel võivad mingid okkad kuskilt tekkida, et võib-olla siil. Aga jah. Kati? Mina ikkagist ütlen, et hindaja on nagu vihmauss, et isegi kui tehakse pooleks, siis ikka vireleb välja kuidagi. Okei, aga mis on hindajate suurim selline painelik objekt, et kas on kuskil pööning või mis on see, mis on raske, mis on teistmoodi, mis ei ole igapäevane? No, ütleme, ka me neid pööningukorruseid ei saa hinnata, kuna me peame andmed võtma turuväärtuse hindamiseks turutehingutes, siis reeglina pööninguid eraldi ei müüa väga palju. Et noh, keldriboksid, autoparkimiskohad, garaažid, et nende kohta on info olemas ja neid me saame südamerahuga hinnata, aga pööning jah on selline, võib-olla on mingid sellised eriotstarbelised varad võiksid veel olla, mitte meie, ütleme siis nende 7. taseme hindajate puhul, aga. Jah, et kui rääkida niimoodi eluotstarbelistest asjadest, siis no eks võib-olla ütlekski niimoodi, et nagu ei ole olemas sihukest asja, mis on nagu hullult raske, vaid pigem võib-olla on nagu see, et vahepeal lihtsalt mingid asjad ongi nagu tüütud. Et kui ongi see, et on nagu mingi pinnaandmetes väga suur vahe on ju sees või on, ma ei tea, seal ikkagi see seadustamise pool on nagu sihuke, et 2 A4 lehekülge põhimõtteliselt pead nagu vastuolusid kirjutama välja. Et see on nagu tüütu, aga raske ta nagu ei ole. Kui sa kompetentne oled. Muidu me ei teeks seda. Aga kui mõelda selle peale, et mõni objekt on võib-olla natuke tüütu, natuke teistmoodi, teine on kergem, kas see mõjutab kuidagi ka seda hindamisakti hinda? Et hindaja tundis, et ülitüütu on, et -10 on nii kindlalt. Või sa mõtled hindamisteenuse hinda? Hindamisteenuse hinda. Hindamisteenuse hind ikka, jah? Jah, meil on isegi Arkovaras tegelikult hinnakirja nagu sisse kirjutatud, et meil on isegi õigus minu meelest kuni 10% teenustasu tõsta, kui on nagu seal mingid vastuolud sees, on ju. Aga noh, tegelikult reeglina on ikkagist see, et ma ise praktikas ei ole nagu rakendanud seda väga palju, et kui sa ikkagi alguses nagu ütled ühe hinna, siis üldiselt teen selle ühe hinnaga ja pigem lihtsalt ongi see, et proovid nagu piisavalt eeltööd teha, et sa juba alguses saad öelda siis selle nii-öelda. Enne hinnapakkumise tegemist siis töötad selle objekti juba läbi, vaatad, kas registriandmed on korras, millega tegelikult tegemist on ja siis saad teed alles selle teenustasu pakkumise. Küsida, kas mingi ümberehitustöid on tehtud omaniku käest, on ju, et siis jah, nagu saab nagu vältida seda, et pärast see hindamisteenus läheb kallimaks nüüd, on ju. Okei, aga see hindamisakti hind, kas sõltub sellest ka, kas on korter või maja, et millega ostja või müüja peaks arvestama? Sõltub ikka jah, et korterid on meil odavamad, kuna nendega on tehinguid turul rohkem, lihtsam on teha neid eksperthinnanguid, aga elamute puhul jah, et on ikkagi unikaalsed ainulaadsed objektid, et samaväärseid ei ole pakkumisel, et see on natuke keerulisem, et seal me jah, kallim. Aga ma küsin siia lõppu veel ühe sellise küsimuse ka, et kui saaksite ainult ühe sõnaga kirjeldada või hinnata objekti väärtust, siis mis see sõna oleks? Asukoht. Jah, asukoht. Okei, mis oleks see teine sõna? Üks on see asukoht, aga teine, kas teisele kohale jäävad ka küpsised või midagi muud? Igaks juhuks ütlen, et ei, küpsised ei mõjuta turuväärtust. Asukoht, seisukord, dokumentatsioon, kas on korras, et kõik nad niimoodi lähevad seal järjest. Et võib-olla jah, mida inimesed näiteks ei oota, mis võib üllatuslik olla, on tegelikult ju see, et kui ikkagi dokumentatsioon on väga korrast ära, siis me ikkagi arvutame turuväärtusest maha mingi summa selle seadustamiseks näiteks. Et see on niisugune asi, mida inimesed võib-olla alati ei arva, et me teeme, aga teeme. Aga ikkagist jah, nagu need erinevad võrdluselemendid ju mõjutavad seda turuväärtust üksikelamute korterite puhul, et ühte asja ikkagist ei saa välja tuua.
aga aitäh, et olid kaasas ja kui plaanid enda kodu osta, müüa, vahetada, refinantseerida või lihtsalt teada, kui palju ta on sul paari aastaga hinnas tõusnud, siis tead, kelle poole pöörduda. Püsi lainel.